Tere! Etris on uuesti poliitiline podcast, kus mina ja jurist Jevgeni Kristofovitš arutame kõige päevakajalisi ja huvitavaid teemasid. Ja seekord tahaksime rääkida sellest, et sel nädalal Keskerakond asus süüdistama lahkuvat Tallinna linna valitsust selles, et nad ei koostanud järgmise aasta eelarvet ega fikseerinud seal palgalisa õpetajate jaoks, mis on omaette väga-väga kummaline süüdistus. Jevgeni, kas oled lugenud, oled tutvunud nende süüdistustega? Ja, tere Maria! Muidugi see on ka mulle väga oluline teema, et ma ei õpeta keskkoolis küll, aga ma arvan, et õpetajad peavad saama natuke rohkem kui Eesti keskmine palk, sellepärast, et tegemist on ikkagi tippspetsialistidega ja kellel on väga oluline töö, sellepärast, et nemad kasvatavad meie tulevikku. Ja ma loomulikult, et õpetaja amet peab olema prestiižne. Sinna inimesed, kellel on oskused, kellel on teadmised, et nemad peavad tahtma saada. Ja loomulikult, et palgakomponent on siin väga oluline motivaator. Ja see oli siis lahkuva linnavalitsuse üks prioriteetidest. See tõttu oli see palgalisa sinna pakutud. Ma tuletan meelde, et alates septembrist see palgalisa oli 100 eurot. Ja tegelikult kõige huvitavam oli see, et Keskerakond hääletas selle muudatusettepaneku vastu omal ajal. Jah, et see oli väga imelik ka minu jaoks, sest kui nad olid opositsioonis, selge see, et peavad kuidagi nagu vastanduma, aga see teema, et õpetajatele maksta palgalisa, et see on ju väga populaarne, et miks siin olla vastu, aga selgub, et lihtsalt haridus ja õpetajad ei ole nende jaoks prioriteet, sellepärast, et kui nad praegu tulevad võimule, siis esimene asi, mida nad teevad, et nad kaotavad selle palgalisa ja see, et järgmiseks aastaks ei ole midagi planeeritud ja süüdistused, et keegi midagi unustas. Vabandust, meil eelarvestrateegia ju vastu võetud see linnavolikogu poolt ja seal on need summad kenasti olemas ja järgmise aasta eelarve alles tuleb volikogu siis päevakorda, et seda on võimalik ka sinna vastavalt strateegiale siis ka panna. Siin ei ole nagu mingit probleemi, et lihtsalt järgmine abilinnapea teeb vastava ettepaneku ja ongi tehtud. Milles küsimus? Küsimus on selles, mina kuulasin Lauri Laatsi pika intervjuu ja ta ütles, et finantsteenistusele ei olnud tehtud selline ettepanek. Aga jälle ma tahtsin toonitada, et see on poliitiline otsus ja finantsteenistus ei tee poliitilisi otsusi. Ja tegelikult oli võimalik ükskõik mida kirjutada sisse eelarve projekti, aga kui tuleb uus linnavalitsus, uus linnavolikogu, siis ilmselge, et nemad otsustavad nii, nagu tahavad. Ja ma arvan, et siin seisneb, milles kogu probleem seisneb. Esiteks, Lauri Laats ütles, et eelarves on auk. See ei vasta tõele, see on lihtsalt puhas vale, sellepärast Tallinna linna eelarve on profitsiidis ja sealt on tõepoolest võimalik järeldada need samad 10 miljonit õpetajate lisapalgaks. Ja ma arvan, et võib-olla Keskerakond lihtsalt ei taha seda teha, sellepärast vaata järgmisest aastast riik paneb lisaõpetajate palga sisse. Baaskomponent siis. Baaskomponent, see suureneb 150 euro võrra ja lisaks sellele jõustub tulumaksureform. Et need samad maksuküüru kaotamine, et need samad õpetajad saavad ka rohkem raha kätte. Jah, me ju teame, eks ole, et kõige rikkamad meie ühiskonnas saavad sellest kasu, et õpetajad ongi meil rikkad, et see on Reformierakonna töö tulemus, või õpetajad on meil nii rikkad. Sellest kuulsime väga kaua ja mul tekkis selline tunne, et võib-olla Keskerakond tahab kuidagi varjata, et nii õpetajate palk tõuseb tänu selle
sellele, et riik on langetanud sellise otsuse ja lisaks maksuküüru kaotamisele, siis tuleb välja, et just kui nad ei peagi seda tegema. Aga seletavad nad kindlasti sellega, et lahkuv linnavalitsus seda ei teinud. Ja loomulikult sellepärast, et ma siis mingi palgelisa alades siis 1. jaanuarist 2026 õpetajatel, kaasa arvatud Tallinna õpetajatel kindlasti on, sellepärast, et me anname nii palju raha inimestele tagasi, pluss ka õpetajate see palgabaaskomponent tõuseb. Ja siis juhul, kui Tallinn oleks säilitanud seda palgalisa, mida siis lahkuv linnavalitsus on neile käesoleval aastal siis pakkunud, siis lihtsalt, et nemad saaksid 150 euro võrra rohkem raha. Aga praegu kahjuks on selline perspektiiv üsna reaalne, et nemad jäävad sellest rahast ilma. Ja ma arvan, et seda teemat tuleb tähelepanu fookuses hoida ja lihtsalt survestada Keskerakonda erakonda Isamaad, et nemad ikka leiaksid sellest raha. Ma arvan, et see on tõepoolest väga hea point, et tõepoolest avaldada survet, et pidevalt rõhutada, kuivõrd vajalik õpetaja amet kogu siis ühiskonna arengu jaoks ja lihtsalt mitte lubada nii palju kui võimalik on, lihtsalt ajada valelikku juttu, et just kui midagi jättis tegemata lahkuv linnavalitsus, lihtsalt ei vasta tõele. Ja samas sellest Laatsi intervjuust ma kuulsin, et nemad tahavad suurendada mingisugused sotsiaaltoetusi ja ma arvan, et küsimus on prioriteedis. Et kas me lihtsalt ostame hääli, jagame sularaha või tõepoolest panustame valdkonda, mis on tõepoolest väga-väga oluline kogu ühiskonna jaoks. No võib-olla siis nemad on kuidagi kalkuleerinud, et õpetajad ei hääleta nende poolt. Välja arvatud võib-olla siis muukeelste koolide õpetajad, kes ka võib-olla nad vaatavad, et okei, et kui palk on nüüd nii suur, eks ole, ja siis meie töökohad on nii magusad võib-olla ka teistele spetsialistidele, aga neile, kes vastavad kõigile kvalifikatsiooni nõuetele, et siis nemad tulevad ja siis meie oleme töötud. Ja see potentsiaalne Keskerakonna valija siis jälle ei ole rahul. Ja siin on see Keskerakonna prioriteedid on nagu täiesti selged, et minu küsimus on pigem, et mis on nagu erakonna Isamaa prioriteedid antud juhul, et kas nemad ka neelavad alla, et siis õpetajad jäetakse rahast ilma või siis nad ikkagi nagu tõstavad häält. Tahaks väga sellele ka vastust saada. Mina tahtsin loota ka sellele, et Isamaa ikkagi ei neela nii lihtsalt alla Keskerakonna lähenemisviisi ja siis meetmeid probleemide lahendamiseks ja Isamaa on kuidagi alati rõhutanud, et õpetajad on nende jaoks suur väärtus, nii nagu kogu haridus. Ja me teame, et näiteks, ma ei tea, Viimsis palgad on suuremad, sellepärast kohalik omavalitsus maksab õpetajatele juurde ja see tähendab, et kõik naabervaldad. Ja, kõik naabervaldad ja ma arvan, et Tallinnal sisuliselt ei ole suurt välipääsu, kui samad sammud ette astuda, aga eks me vaatame. Ja siis see ongi nagu Tallinna kõige suurem probleem on just selles, et siis õpetajad, keda siis palk motiveerib, et nemad lähevad mujale ja siis siin ei ole nagu mingi probleemi, et lihtsalt Tallinnas sõita kas Rae valda või siis Viimsi valda, kas või Maardu linna, on ju. Ja siis juhul, kui sealset siis kohalikud omavalitsused, ma ei räägi Mardust, aga teised kohalikud omavalitsused lihtsalt ostavad üle parimaid õpetajaid, et siis see on Tallinna hariduselule väga suur karuteene. Ja ma arvan, et oleks väga tore, kui ise Tallinna õpetajad kogu aeg pidaksid meeles, et tegelikult nende palk võib muuta suuremaks lähtuvalt 3 komponendist. Esiteks see palgalisa Tallinna poolt, mis on praegu küsimuse all, see riigi
riigipoolne palgatõus, mis tuleb kindlasti ja see maksuküüru kaotamine. Et tegelikult need 3 komponenti võivad mõjutada nende palga suurust. Ja ma arvan, et inimestel ei tohi valitada antud juhul ja öelda, et midagi jäi tegemata see lahkuva linnavalitsuse poolt. See jutt enam ei päde, sellepärast kõik on praeguse koalitsiooni kätes, eelarve on profitsiidis ja neil on täiesti reaalne võimalus õpetajate palka suurendada. Ja see on jälle küsimus väärtuskonfliktis, eks ole, et see Reformierakonnale on oluline, et just õpetajad saaksid head palka, et nemad oleksid motiveeritud. Me teame, miks on meile oluline, me teame, miks meile on haridus oluline. Keskerakonna puhul see nii ei ole. Seda peab lihtsalt nagu meeles pidama siis nii munitsipaal- kui ka riigivalimistel. Räägime siis teisel teemal. Eelmisel nädalal puhkes siuke väike skandaal seoses ühe Riigikogu liikme väljaütlemisega. Nimelt EKRE fraktsiooni liige Varro Vooglaid, kui ma eksi, ta ei ole siiamaani EKRE liige. Erakonna liige, jah. Ta ei ole erakonna liige, aga ta kuulub EKRE. Ma arvan, et ta on nende põhiideoloog sõltumata oma liikmestaatusest. Ja tema ütles, et oleks tervendav, kui NATO Balti riikidest lahkuks. Ja järgnes sellele päris suur skandaal ja arutelu. Mis sina arvad sellest väljaütlemisest? Kas see pani sind üldse imestama? No tipp-poliitikutest minu mäletamist mööda see on juba teine, kes seda ütleb, sest oli Mihhail Korp omal ajal, kes Haapsalu veteranidega, punaveteranidega kes siis kohtudes. Kes kogu pidi lahkuma oma ministriameti ja kohast. olles minister, siis põhimõtteliselt ütles sama ja tol ajal siis valitsus oli see Jüri Ratase esimene valitsus, ehk siis sotsiaaldemokraadid ja Isamaa olid koalitsioonis ja siis Mihhail Korp oli sunnitud lahkuma. Kindlasti EKRE ei ole koalitsioonis, ei riigi tasandil ega siis suurtes omavalitsustes, aga mina küll tahaksin teada, mida teised siis esiteks, et mida siis Martin Helme näiteks sellest asjast arvab, mida siis sellest asjast arvavad EKRE juhatuse liikmed, teised EKRE fraktsiooni liikmed ja mida sellest arvavad ka need potentsiaalsed koalitsioonipartnerid, kes muidu kaaluksid EKRE-ga mingisugust koostööd. Kes need partnerid hetkel võiksid olla? Keskerakond ja Isamaa. Et siin ma arvan, et need kaks erakonda võiksid ka nagu öelda, mida nad sellest arvavad, et see nende vaikimine on ka nagu väga kõnekas. Et ilmselt tahetakse legitimiseerida jällegi, et vaadake, et jälle, et meil on üks populaarne Facebooki kasutaja, kes kommenteerib selliseid asju ja kogu aeg on silmitsi selle kriitikaga, et tema ametis ei tohi olla nii aktiivne Facebookis. Ma räägin. Kellest sa räägid praegu? Kristen Michalist ma räägin, sellepärast, et tema sellele kohe reageeris. Tema kohe reageeris. Ja siis ta ütles jumala mage jutt. Mage jutt ja ta ütles ja siis põhjendas ka ja siis ta pööras sellele tähelepanu, et ma arvan, et see on igati tähelepanuväärne avaldus tegelikult Riigikogu liikme poolt, sellepärast, et NATO on meie kaitsestrateegia põhifundament. Ja tegelikult meie oleme NATO ka ise, jah. Just nimelt ja siis loomulikult on võimalik arutada, et kas meil on parem olla neutraalne nagu juunis 1940 või siis olla NATOs nagu praegu ka Rootsi ja Soome, kas aastakümneid ei kuulunud sinna, kuigi oli ta alati oodatud. Aga Varro Vooglaid ütleb, et siis oleks tervendav. Ta seal pakub ka põhjendust, et miks see oleks nii tervendav, et siis kogu see, kõik need Vene narratiivid kõlaksid
ühiskonnas minu arvates siis palju aktiivsemalt juhul, kui Eesti ei oleks nii-öelda kaitstud NATO poolt. Ja, et siin ka Garri Kasparov ütles sel nädalal minu meelest üsna tabavalt, et kas te olete selles kindlad, et need NATO üksused, kes on näiteks Lätis, et kas nad kohe siis tulistavad juhul, kui Venemaa poolt keegi tuleb Lätit okupeerima. Et kas te tõesti olete selles kindlad, et või siis algavad läbirääkimised. Need on ka huvitavad küsimused muidugi, aga see ei tähenda seda, et me peame kohe nagu NATO-st välja astuma ja see ei olnud härra Vooglaiu kriitika põhifookus. Et meil on lihtsalt Riigikogus üks poliitik, kes räägib sama juttu, nagu rääkis Mihhail Korb ja nagu rääkis Besedi. No see on kindlasti väga kahju, et sellised venemeelsed narratiivid levitatud ka Riigikogu tasemel, aga see on meie elu ja sõnavabadus ja demokraatia ja mida iganes. Ja see on ka just erakonnal, kellel on 24. veebruaril ende tõrviku rongkäigul siis kirjas, et Eesti eest. Kas tõesti Eesti eest? Millise Eesti eest? Millise Eesti on muidugi ka Eesti. Aga ma tänan, siis järgmisel korral mina loodan, et me räägime juba uuest Tallinna linnavalitsusest ja uuest linnapeast. Loodame.